4. päeva lõunaks olime maha sõitnud 1800 kilomeetrit ning aeg oli hakata mööda Ida-Karpaate lõunasse liikuma. Jah, vaated on üsna maalilised. Umbes 30% riigi territooriumist katavad mäed ning 60% kogu metsadest asub mägedes. Seega kulgeb sõit enamasti kõrgete kuusemetsade vahel, aeg-ajalt saatmas tee ääres voolavad mägijoed ning idüllilised vaatepildid vanadest küladest, kust mehed puust hangudega heina hobuvankril ajamas. Paraku ühel hetkel saab sellest lihtsalt isu täis. Aga Rumeenia on suur. Meil võttis Rumeenia läbimine põhjast lõunasse 4 päeva. Seejuures jätsime vahele Transalpiinia tõusu, mis oli algselt sisse planeeritud. Lähme sööma, jah? Lähme sööma. Õhtuks jõudsime Vatralt Arnei linna ning leidsime endale sobiva kämpaplatsi. Tule siia! Olin reisi alguses ostnud endale korraliku uue matkavarustuse, aga kahjuks jäi see sellel reisil ainukeseks korraks, kui seda kasutada sain. Mina ja Meelis panime üles telgid 2 eurot inimese kohta ja Margus võttis kämpingu 5 eurot. Sõime sai ja vorsti jõi mõlut ning kohtusime Eesti matkajatega. Üks vahva pere, kes sõidab igal aastal autoga mööda Euroopat. Kui telgis on külm, siis pidavad taitama teeküünal. Mida öelda Rumeenia teede kohta? Välja arvatud esimese päeva laugud kurvid on teed üsna kehvas seisukorras. Kitsad, rohkete üksikute parandustega. Sõita sai enamasti 3. käiguga ja soovitatavalt püsti. Sellest hüplemisest hakkas ka selg valutama. Kogu selle kehva tee eesmärgiks oli vaadata Pisaki kanjoneid. Kas ma soovitaksin sinna minna? Pigem vist mitte. Kanjon on 3-4 kilomeetri pikkune ning häbi tunnistada, aga me ei tulnud ratastedki maha, et korralikke pilte teha. Kui olete sõitnud Alpide jalamil
siis olete näinud selge veega ojakesi mägedest alla voolamas. Rumeenias olid samasugused ojad, aga vesi paistis neist jube räpane. Lõpuks olime jõudnud Pikatsi kanjoni suudmesse. Tegime lõuna ning liikusime edasi. Õhtu lõpuks jõudsime Brassovi nimelisse linna. Võtsime 2 päevaks apartmendi, lasime kohalikul odaval õllelea maitsta ning tutvusime vaatamisväärsustega.